Tšau, mina olen ikka ja jälle Raio ja täna ma olen ilusa tausta peal. See aeg on aasta uut vlogi. Ma olen Pärnusse, nii et kaadnete montaaži, kuidas ma panen koti kokku ja sõidan sinna. Ja te ei näe seda, kuidas ma magan. Tšau. I could always be the one you wanna call when it's cold outside. I will always be the one that's right here standing by your side. Open up your heart and let me in. I promise not to break you. I promise I'll be all that you want. So let me in my heart before. Let me in. Oh, your love explodes. Our heart implodes. Your love explodes. Our hearts Ma pole üliammu vloginud pärast seda montaaži. Ma olin juba ühe päeva siin Pärnus ära, nüüd ma räägin ära, mis mul täna juhtus. Nii. Ja täna hommikul, mis juhtus, oli see, et mu sugune ütles, et oleme jõusaali ja siis ma alguses üldse ei tahtnud minna, aga siis ma olin pärast okei, lähme. Nii, kõik see mingi äkki 25 minta, mis me seal ratta trenažeeril tegime, läks suht hästi. Kuni lõpp, siis kui ma ei teadnud, et seal peab seda mingi stop-nuppu vaatama, et see ära pidurdaks selle asja, siis ma hakkasin jalgadega ära tulema sealt, aga mul oli siis vasak jalg ja see vänt, mis seal on, selle ja siis selle eesseisva posti vahele. Ja siis ma ei saa enam vasaku jalaga kõndida mingi 3 päeva, 4 päeva, 5 päeva, ma ei tea. Ja ma saan ainult parema jalaga hüpata ja sellest õnneks mul mingi luumurd ei tulnud, aga mul on mingi ülipaistes ja midagi läks valesti. Ja ma pean mingi 3 päeva lihtsalt siin niimoodi ühte jalga hoidma. Seda ma võin õnneks liikutada, aga seda pean ma hoidma. Ja kui ma tahan näiteks mingi vetsu minna, siis ma pean hüppama. Nii et roomtuuri ma teil ilmselt ei tee. Ja see 3-päevane reis siin on minu jaoks umbes esimene pool päeva lõbutsemine ja ülejäänud 2 päeva lihtsalt voodis. Et jah, see ei ole eriti mõnus reis. Ja kõik, mis mul teha ongi mingi Kalevipoega lugeda, sest tegelikult võiks teleka tööle panna. Vaataks, kas midagi tuleb.
hommikust nüüd või ma ei usu, et ma hommik võib ütelda, sest ma ei tea, mis kell on, aga hommik ei ole. Praegu on esmaspäev, nii et ma jätsin vahele reede, laupäeva, pühapäeva ja kuna mu jalg ei ole veel täiesti korras, siis ma ei läinud kooli. Ja üks rõvedamaid liikumisviisi, mille ma olen avastanud, on karkudel käia. See on ülirõve. Õnneks ma nüüd saan enam-vähem juba kõndida. Ja mul nagu... Kui ma alguses olin 2 karguga, siis ma ei ole kindel, kuidas ma süüa teen, sest mul on üks käsi suht kogu aeg kinni. Ja ma pean mingi nipi välja leidma, sest ma arvan, ma tahaks pelmeene süüa. Nii et vaatab, kuidas valmis saan. Pelmeenid sai valmis aeg. Ma näitan teile, kuidas mina selle vee välja saan siit, kui ma olen üksi. Nii, ma panen selle sõela, panen teise poti, siis kannan selles potis siia. Äge. Okei, ma ei tea, kas ma sõin ära, aga kas te näete midagi, mida enne ei näinud? Ma kõndin, Jube mõnus on kõndida, tead, aga no, ega see praegu ei ole väga mõnus kõndida, sest mul on ikka valus kõndida. See ei ole mõnus, nagu uskuge mind, see ei ole mõnus, see ei ole üldse mõnus, nagu kui kunagi te lähete ka veekeskusesse ja teie sugulane ütleb, et tule jõusaali, ära mine. Sa jääd 5-4 päevaks lonkakaks. Lonkakas on õige sõna või? Ma ei tea. Ma saan seda videot alles õhtul monteerima hakata, sest ma ei tea, kus mu arvuti hiir ja klaviatuur on ja ma kõnnin midagi, kust enda toas ringi. Ja siis ma üritan ennast kõndima saada. Ja ma ei saa ise neid hiirt ja klaviatuuri tuua, sest need on kuskil kõrgel vist. Ja ma ei saa ühe jalaga ronida sinna, tõesti. Et, pakkan see vlog tuleb juba üle 10 minuti. Vähemalt parem kui kreksta bossi oma. Okei, lõpetamegi selle viimase klipi siin ära, et oli tore homme kooli. Näen järgmises videos. Ja mul on videoideed siin. Ma ei tea, kui palju siit näha oli, aga mul on kollaste lipikute peal videoideed. Ciao.